Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused Eesti Krooni saate fännidele, käes on esmaspäev, on jällegi Eesti Krooni saate aeg. Eesti Kroon saade rahast, panganduse, investeerimist ja majandus ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning nagu ikka harjumuspärases stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Tervist, Andro! Tervist, Maksim, ja tere kõik head raadiokuulajad! Ma arvan, et täna on see päev, kui võib mõnusalt fanfaar ja pasuna häält eetrisse teha. Et üle pika aja tuleb ju ka mingeid häid uudiseid, et kohtuveskid on ka hakanud ikkagi jahvatama. Või kui ütleme nii, kui mitte kohtu, vaid või ütleme siis bürokraatia rattad on isegi hakanud veerema. No jaa, et vaata, kui ma siin rääkisin nagu seda, et Finantsinspektsioon ka ju, ja mitte mina ei rääkinud, ainult sina ka rääkisid ja Äripäev ka kirjutas, et Finantsinspektsioon tegi otsuse nagu ühisarvelduselt makseasutuse tegevusluba ära võtta, siis saime esmase õiguskaitse 30 päevaks augusti keskel ja nüüd siis kohus pikendas kohtuvaidluse lõpuni põhimõtteliselt seda, nii et litsents on nagu praegu olemas ilusti ja saab julgelt arveldada, et meie nagu seisukoht on nagu see, et me nagu midagi rikkunud ei ole ja küllap nagu olid ka päris tugevad argumendid nagu kohtu jaoks nagu need, et seda õiguskaitset sai nagu siis seetõttu pikendatud. Uskusid sa seda, et tuleb või on hetke seisu arvestades, ütleme niimoodi, et kuidas hoiulaenuühistud siin viimasel ajal nagu taga kiusatakse, et olid sa pigem nagu skeptiline, et siuke otsus tuleb või? Eks sellised asjad on alati nagu 50-60 nagu, eks ma ikka uskusin nagu, et see tuleb sellepärast, et vaata, kõige hullem nagu selle vaidluse juures nagu ongi see, et kui ise nagu tunneks, et midagi oleks valesti teinud või teaks, et mis täpselt nagu valesti on, et see oleks nagu üks asi. Aga kui ei saagi aru, et nagu mis valesti on, et lihtsalt jääbki siukene mulje nagu, et tõesti on nagu poliitiline tagakius, sest muide ega enne kui see otsus tuli nagu, siis Jürgen Ligi hoiulaenuühistu seadust menetledes rääkis ka ju, et kuidagi niimoodi hästi segaselt ei saanudki aru, et kes seal raha peseb nagu, et muidu on nagu teda ikka nagu rahapesuministriks nagu siuksed kurjad keeled kutsunud nagu et ta nagu sellel ajal see minister oli, kui pankadel see suur rahapesu oli. Huvitav, nendelt pankadelt keegi ei võtnud tegevusluba nagu ära, et meie nagu rahapesu teinud ei ole, et aga lihtsalt heidetakse siin ette seal rahapesu reeglite ütleme niimoodi, et ei ole nii head nagu Finantsinspektsioon arvab, aga kui küsida nagu seda, et mis siis nagu valesti on, et audiitorbürood on õigeks hinnanud, heaks hinnanud, nii Grant Thornton kui ütleme seal siseaudiitor meil kui ka välisaudiitor, kes on seda tegevust vaadanud, et seadusega kooskõlla olevaks, et aga Finantsinspektsioon ütleb, et ei ole nagu piisavad need reeglid, sisereeglid selle jaoks tõkestamiseks, rahapesu tõkestamiseks justkui. Aga kui küsida nagu, et aga mis siis nagu teha, et ega siis sealt niimoodi meie nagu konkreetselt aru ei ole saanud, et mis nagu ümber tuleb teha, et tegelikult tahaks nagu saada, et ega meie ei keeldu ju kuidagi nagu reegleid kunagi täiendamast, aga ütleme jutt ei pooleli nagu sinna, et siis suve alguses Jürgen Ligi pidas kõne, et vaata nüüd hakkame hoiulaenuühistute kallale minema, sest sellel seltskonnal on seal rahapesuga probleeme. Vaadake üle see tsitaat, et see on kuskil nagu olemas, niimoodi ilusti ringleb ja siis ma juba sain aru, et et midagi sealt nagu tuleb. Tegelikult siin Finantsinspektsioon ma panin tähele, et oli teinud ka ettekirjutuse ka Luminori pangale. Aga see ettekirjutus, mis nendel oli, mingisugune rohkem andmeid peab inimestel tõngitsema, et see ei ole ka, ütleme, teab mis ettekirjutus, aga loomulikult ikkagi tegelikult ju tekitab nagu, kui kasutajal on ikkagi mitmeid küsimusi, et kui palju siis see Finantsinspektsioon tahab meie kõrvaliste inimeste kohta nagu teada, et ja kui palju siis hoiulaenuühistu siis Finantsinspektsiooni selles osas ette kannab? Järjest rohkem ikka tahab teada, see on ka nagu fakt. Et muidugi jah, et lahkuv Finantsinspektsiooni juht suhteliselt õige kõne pidas nagu nii hoiulaenuühistude teemal, tegelikult Riigikogu peaks nagu temast nagu lähtuma nagu selles mõttes, et ta ütles, et tegelikult ega litsentsist või tegevusloast hoiulaenuühistute puhul ei peaks rääkima alla 50 miljoni bilansi mahtu, et siuksed hoiulaenuühistud meil ei olegi.
noh, Tartu hoiulaenuühistu peaaegu on, eks ole, aga mitte päris. Ja ühesõnaga, noh, tõi ka ilusti välja tegelikult, et liiga palju nagu ütleme, tahetakse neid formaalseid eeskirju kuidagi ja liiga palju on nagu seda sihukest järel nuhkimist nagu nii-öelda, kui ma siin rahvakeeles nagu ütlen. Niimoodi mina sain vähemalt aru tema jutust. Aga samas, noh, jah, eks see on lahkuv juht, ta ütleb südamelt ära, mis ta arvab, et valesti on, aga ametkond ikkagi tegutseb nagu selles suunas, et tegelikult järjest rohkem tuleb aluspüksid ette näidata nagu rahval nii-öelda. Et niimoodi ta nagu on. Noh, ja vaata, see võrdlus tegelikult, noh, see võib naljakas tunduda, aga noh, igaüks saab ise ju aru nagu selles mõttes, et ega noh, muidu ikka öeldakse, et noh, tegutsed seaduse pinnal, et mis sul siis varjata on? No, aga ongi niimoodi, et noh, sa ka Maksim käid pesemas ennast korralikult ja niimoodi ja käid, tahad sa aluspüksid ette näidata avalikult? Ei, see on see, et kuhu mina oma ka finantse kulutan, seda ma veel vähem tahan avalikult niimoodi, veel vähem, et avalikult teaks, kui vähe mul neid on kahjuks. Jah, et no aga võib ju küsida, et mis sul varjata on, näita ette, lähme teeme saate ära, näitad ette pärast mulle nagu. Ei, see on see, seda ei ole mõtet ette näidata, see kõik mahub 2 rea peale ära. Nii et noh, vaata, eks sellega on niimoodi, et teatud privaatsused inimestel nagu peavad olema. Ja noh, samas kõik asi peab nagu seaduse järgi olema ja samas tuleb ka vaadata nagu seda, mis on Euroopa üks nagu printsiip, et kui on nagu erinevate suurustega asutused, makseasutused, pangad, noh, siis ei saa nagu vaadata ühe puuga niimoodi, see on selge, et Swedbankal on ju terve mitu korrusetäit rahapesuametnikke, kes kõik tegelevadki selle inimeste aluspükste ülevaatamisega nagu piltlikult öeldes. Aga kui on mõni väike makseasutus, noh, siis ei ole 2 korrusetäit, siis ei ole lihtsalt võimalik nagu. Et ja noh, riskid on ka ju hoopis erinevad, et me siin ühes saates tegelikult ju ka rääkisime, et lihtsalt üks pank nagu teeb mitme valuutaga tehingud välisvaluutades, eks ole, aga mõni väike teeb nagu meie, ongi ainult eurodes ja ainult euroalal ja nii edasi, et ikkagi tingimused on erinevad, aga kuidagi Eesti ametkonnad jah ei saa nagu aru, et Eesti ametkonnad üldiselt tahavad lajatada kõikidele nagu ühe puuga. No lühidalt kokkuvõttes, et mis see siis nüüd see otsus tähendab, et nüüd kuni see kohtusaaga kestab, see on, võib siis rahulikult hingata, et kõik maksud saab ikka kaardiga tehtud ja... Jah, ei ikka kõik kaardid toimivad, ülekanded toimivad ja noh, vähe sellest, ega vaata, noh, see on nagu sõda meie jaoks. ja ega see sõda ei ole nagu meeldi pidada, et pommid kukuvad, aga noh, me peame ikka edasi ka minema nende asjadega, et näiteks välkmaksete direktiiv, eks ole, et selle me saimegi nüüd Grant Thorntoni auditi büroolt nagu siis sisekorra ja rahapesu eeskirjade auditi kätte, et mingisugused suuri puudusi ei olnud, et kesktasemel mingisugused 3 asja, mis me peame nagu täiendama oma eeskirjades, et selle me esitame nüüd Leedu keskpangale ära ja tegelikult meil tehniline pool on nagu valmis tehtud, et tahaks küll loota nagu oktoobri keskpaigaks siis rakendada nagu välkmakseid Tartu hoiulaenuühistu ühisarveldustes. No vot, teeme aga siin ühe kiire hingetõmbepausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. No ei saa me mööda minna ka sellest, et kuidas ütleme, et noh, mulle meeldib öelda, et Andro, et eks ikka kuidas oli, et suuri laevu saadab kajakate kisa. No ikka. Ja Tartu hoiulaenuühistu puhul ei ole tegemist just kõige väiksema asutusega, et arvestades, et noh, kui me just eelmine segment kuulasime, et meil on võimalused, et tekivad siin välkmaksed rääkimata sellest, et meil on ikkagi oma kohalik ja oma panga nii-öelda pangakaart, omad hoiused, omad hoiustajad ja nii edasi, siis alati leidub ka neid, kes on natukene ebarahul ja ilmselgelt palju poleemikat ja palju jutuainet on tekitanud siin ühes ajalehes hiljuti välja ilmunud artikkel, kus
üks liige ei tahtnud kuidagi või noh, ühel liikmel ei suudetud kuidagi need ülekanded korrektselt ära teha. Üks päev läks tähtajast üle. ja sellest pidi kohe ajalehes kirjutama, noh, ütleme niimoodi, et päris nagu seda ajalehe või siis sisu ei hakka me siin refereerima ümber rääkima, aga noh, kuidas sa võtaksid ise selle kentsaka olukorra kokku, et? No, eks ma vaatasin ka selle liikme tausta nagu, et noh, kui tema juba ajakirjanduse läks, et eks ta on ka ju poliitik Isamaast. Küll Kuusalu vallas ja siis see tekitas mul nagu teise küsimuse, et oleks võinud ju siis, noh, ma ei tea, oma Tallinna Google ajalehte pöörduda nagu, aga ikka millegi pärast pidi Tartusse pöörduma, et järelikult kuidagi nagu selline poliitiline maik on juures, et mina ju Tartus kandideerin ja et nagu mulle halba teha nagu selle asjaga. Sest noh, ega inimlikke eksitusi alati on nagu, et artiklist, ma ei ole küll lugenud seda, aga ajakirjanik seal midagi küsis, et küsimus oli see, et noh, et üks päev on üle läinud nagu, et miks siis niimoodi nagu, et noh, eks see ongi töötaja inimlik eksitus, ei teinud klikki ära nagu sel päeval. Aga ju oli siis inimene tundis, et tal on vaja kaebama minna ja noh, nii on nagu, et ja huvitav on nagu see nende asjade puhul nagu, et vaata noh, et kui midagi hästi tehakse, me oleme ju palju häid asju ka nagu teinud, et noh, sisuliselt 20 aastat tegutsenud, et ma arvan ikkagi, et 99% liikmetest võib-olla isegi rohkem intressid tähtajaliselt välja maksnud, hoiused tähtajaliselt välja maksnud, alati tahaks ka kuulda nagu näha, et noh, et mõni artikkel tehakse, vaata kui tubli, et näed juba 20 aastat tegutsenud ja ikka nii hästi ja kõik on niimoodi. Mõni on internetis kommenteerinud kusjuures niimoodi, et see teeb südame soojaks, aga vaata artikled ei tule kunagi nagu sellest, et kui sa oled midagi hästi teinud, aga kui sa oled halvasti midagi teinud, ühe korra eksid, siis tuleb. No see on kindlasti, et ju, et kui on midagi valesti, siis ega see negatiivne uudis on ju see, mis kogub klikke, ega see positiivne uudis, et Tartu Hoiu-laenuühistu on üks kõige suuremaid intresside väljamaksjaid on ju, või kui korraldab võlakirjade pakkumused kõige suuremate võlakirjaprotsentidega, siis noh, ma ei näe küll sellest nagu just pasundamas ajakirjandust ainult sel juhul, kui on mingisugune kuidas siis öelda, tasuline artikkel, mille eest sa pead nagu maksma, et võib siis öelda niimoodi, et kui tahad nagu positiivse kajastust saada, siis Andrus Roos peab rahakukurt kergendama, kui aga negatiivset, siis noh, seda tuleb tasuta söögi alla söögi peale, jah? Ja ei, nii on, jah. Ja mina tahaks küll positiivsed uudised lugeda näiteks, et kuskil keegi midagi välja arendanud kuskil või teinud, sest ega näiteks väga palju, noh, näiteks on see, me rääkisime makseasutusest, eks ole, et meil enne saate salvestust oli mul just üks kohtumine ja tuligi ja ütles, et noh, et tead, et meil Eesti pangad on kõik kontod kinni pannud, küll SEB-d ja Swedid ja LHV-d ja asjad ja kuulasin ära ja ütlesin, et noh, kus te arveldate siis? Ei, no me tegime endal Läti või Leetu konto nagu, eks ole, päris suur firma on nagu see. Ma ütlesin, et aga miks te ühisarveldusse ei tulnud nagu, eks ole? No me ei teadnud, vaata, et see võimalus nagu on. Noh, ega me väga palju reklaami muidugi tasulist ei ole teinud, aga me siin saates oleme ju aastaid juba rääkinud seda ja ütleme mujal ka ja ega me päris vait ei ole nagu olnud, aga noh, selge see, et ei ole väga paljud inimesteni jõudnud ja kuskil postimeestes ega asjades ei ole ju ka seda asja kuskil kajastatud, et kuule, et ühisarveldused on ka olemas pankade kõrval. Et noh, kas või siuke huviartikkel ju võiks nagu olla seda, et mis asjad need makseasutused veel on. Et vaata, siuke võimalus on ka, et täpselt see teema püstitus võiks ju olla, et näed, inimesed paljud avavad Lätis ja Leedus ja Poolas ja igal pool oma kontosid, aga tähelepanuta on jäänud nagu noh, Eesti oma makseasutused, millest ühisarvelused ei ole kindlasti ainus, et on seal teisi ka veel tegelikult, kes teevad ja pakuvad pankade kõrval, et noh, miks see võiks siukest positiivset artiklit kirjutada, et mina küll nagu tahaksin ja miks ei võiks ka kirjutada artikleid ausalt öeldes, et kuidas Läti ja Leetu kontosid avada, ega ma seda ei ole ka näinud, et tegelikult inimestel oleks hea teada erinevaid võimalusi, noh, see on ütleme rahanduse valdkonnast ja noh, teistes valdkondades niisamati näiteks minu arust siuke positiivne uudis müüks ka, aga noh, ilmselt negatiivne müüb rohkem. Ja no ma pean tunnistama, et tegelikult mina olen ise pidanud siin natukene guugeldama ja koos sellega, et kui minul selle vastu huvi on, siis avastanud, et jah, et tõesti, et on neid Eestis mitmeid
kuidas ütleme siis, jah, et makseasutusi kõigi nende kohta, kus juures leiab infot Eesti Pangaliidu leheküljelt. Ilusasti leidsin ka meie seal ilusasti üles ja täitsa, mis tekitab järjekordselt, kuule, et on täitsa toimiv värk, et kõik on legaalne ja kõik nii peabki nagu olema. No nii peabki olema, aga vaata, siin ma ütlengi nagu seda, et aga ma pean ise ka tunnistama, et ega ma olen ainult seda nimekirja näinud ja ma tean seda, et meiega sarnaselt pakub makseteenust, nii nagu pangad pakuvad, ütleme, sa logid sisse internetipangast ja teed ülekandeid ja võtad ülekandeid vastu ja saad ka teatud määral sularahas arveldada. Ja meil on kaardid ka veel juures. On veel ainult Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu. Seal on veel Davidid ja keeruliste nimedega makseasutused. Ma isegi ei tea, kas nad tegelikult, nad ilmselt ei paku nagu sellist ülekandeteenust nagu meie või pangad teevad. Aga vaata, see ongi nagu see, et tegelikult minust meedia peakski kirjutama nendest asjadest. Ja ma peangi ütlema, ma ei ole nende ukse taha läinud ja kodulehekülje peale vaatama, et millised makseid nagu nemad teevad, et isegi mina, kes ma selles valdkonnas sees olen, tegelikult ei tea sellest valdkonnast mitte midagi. Peale ise enda ja siis ühe teise makseasutuse nagu selle Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu näol. Ja et enda asja, olgem ausad, et see on enda asjadelgi raske nii-öelda näppu pulsil hoida, aga näppu pulsil hoidmise teemal jätkates siis kogu sellest, nagu me alustasime seda segmenti sellest olukorrast, et minu arvates, et see tegelikult näitas vaatamata selle, et tõesti toimus üks päev hiljem toimus see ülekanne, oli siis nii-öelda sekretär unustas kuskil linnukese panna või natukene võib-olla selle ülekande tegemise ajal nagu nuppu või kinnitamise nuppu vajutada. See näitab seda, et ikkagi mitte, et tahaks seda propageerida, aga kui inimesel on ikkagi soov Tartu Hoiu-laenuühistust välja astuda, siis nagu näha on, et kuu aega ja siis saabki oma ju tegelikult asjad kätte, nii nagu lepingus ette nähtud on. Et ei ole sellist ütleme, keerutamist, vassimist, et mõni ütleks, et Andro Roos, et kuna nüüd on poliitikas, siis tahab seda raha kangesti kinni hoida või kasutab enda tarbeks. Ei, ega tead ausalt öeldes keegi kuskil kuhja peal ei istu ja see ei ole ju nagu eesmärk, et ma arvan, et kui 20 aastat on Hoiu-laenuühistut tehtud, et hakata nüüd kuhja peal istuma, et see oleks ka natukene veider nagu. Ja aga sa selgitasid ka seal väga konkreetselt ära, et on ühistutel on nagu ka pankadel on kohustusliku reservi määr ning neid tuleb teatud kuupäevades ette antud aja jooksul ka hoida. Et ka siin oli mingisugune moment mängus, et mis see lause konkreetselt tähendas või mina saan sellest aru, et ilmselgelt, et ei saanud nagu ütleme inimesele raha ära anda sellest, et antavast reservist, mis sul peab olema kindlasti, et saaks selle ülekande teha ära, aga vaata, et inimene tahab, et ma saan sulle ka homme juba seda ära maksta, aga ma pean sellest reservist ära võtma, aga see ei ole nagu eetiline. Ei, ta on eetiline, ma ei tea, kas ta eetiline, austades selle reservi hoidmine Euroopa Keskpangas, nagu Tartu Hoiu-laenuühistu peab tegema oma suuruse tõttu, ei ole iseenesest eetiline ja ma olen ka seda korduvalt kirjutanud sinna Euroopa Keskpangale, muidugi ega nemad seal muuta ei saa, need on Euroopa seadused, mis on nagu, sest vaata, meie peame raha hoidma seal reservis, me peame 1% hoidma põhimõtteliselt oma kaasatud hoiustes seal, kui me ei hoia, siis me saame trahvi, aga me ei saa mitte midagi vastu nagu põhimõtteliselt siis sellelt Euroopa Keskpangalt, mis tähendab seda, et kohustused meil on, aga näiteks erinevalt pankadest, kes sisuliselt saaksid ka selle sama oma hoiuse tagatisel laenu võtta. Kas likviidsuslaenu või midagi taolist. Muidugi maksavad intressi nii edasi, aga see sama hoius, mis neil seal Keskpangas on, oleks tagatiseks, siis meile sihukest asja ei võimaldata. Ja nüüd ongi nagu see, et põhimõtteliselt ega vaesed ajad on nagu ühiskonnas, ma pean ütlema, et ega Hoiu-laenuühistu nüüd ütleme niimoodi rahas ei suple, et meil on kohustused vaja täita, et on jooksvad hoiused vaja välja maksta, intresse vaja maksta, teatud laenusid on ikkagi vaja anda, on võetud arendused, need vaja lõpuni teha, nii et ikka raha läheb välja ka ja natuke tuleb sisse ka, et välja läheb mõnikord nagu rohkem ja siis tulevadki nagu need reservid mängu, et kui reservid on nagu piiri peal, siis loomulikult reservidest saab välja võtta, aga kui see jääb perioodi lõpuks nagu välja võetuks, siis ongi, viibutatakse näppu ja siis ja mitte ainult, eks ole, see avaldatakse ka kuskil Eesti Panga kodulehekülje peal lõpuks ja siis tuleb see sama ajakirjanik ja viibutab näppu, et hea küll hoiustajale maksid välja, aga nüüd oled ka Eesti Pangale võlgu, tead. Kindlasti tegelikult ilmselt ka palju
meie Tartu Hoiulaenuühistu liikmeid ikkagi huvitab see, me oleme küll seda korduvalt siin saates kordanud ja öelnud, aga ikkagi see küsimus, et majandusaasta aruannet ei ole, et soovita audiitorit. Majandusaasta aruanne on olemas, aga seda ei saa esitada, kui ei ole auditeeritud. Aga ükski audiitor ei võta. Just oli kohtumine ühe teise hoiulaenuühistu esindajaga, et nendel audiitor läheb pensionile, viimast aastat tegi, audiitor ütles otse välja, et ma sul viimast aastat teen ära selle auditi, mina oma litsentsi pärast ei karda, no auditi litsentsi pärast. Aga keegi teine mu büroost ei võta selle pärast, et nad teavad seda, et nii kui mõni audiitor auditeerib hoiulaenuühistut, siis järgmine aasta on, või ülejärgmine aasta on sees audiitor järelevalve büroo nii-öelda tegelased, kes võtavad sinu portfelli, mitte ainult hoiulaenuühistu auditeerimise, vaid kõikide teiste firmade auditeerimise väga täpselt luubi alla ja sisuliselt teevad aita sulle. Ja ma tean, need näited ongi nagu tehtud põhimõtteliselt. Millest see tuleneb? Et kas see on sellest... See on poliitiline käsk ja poliitiline korraldus põhimõtteliselt. Et audiitorid on ära hirmutatud. Näiteks, meil on ühistumajade audiitor, oli täpselt see sama audiitor, kes oli, me võtsime seda sellepärast, et meie põhiaudiitori Jelena Mäting, temale tehti nagu ettekirjutus selle sama järelevalvebüroo poolt, et ta, kuna nende büroo teeb ka raamatupidamist, mitte küll see Mäting ise, aga nende büroo Revilo teeb ühistumajadele raamatupidamist, et siis justkui samast büroost kuigi erinevad isikud ei tohi olla audiitor, siis me pidime vaatama uue audiitori, see oli siis 2 aastat tagasi ühistumajadele. Ja ühistumajade audiitoriks sai, ega ma kedagi teist ei saanud, ega sealgi oli keeruline, ega audiitorid on üldse raske saada, isegi kui see hoiulaenuühistu ei ole. Läbi häda sain selle sama härrasmehe, kes oli, ma ei mäleta, kas Tallinna hoiulaenuühistul või vabandust, mitte Tallinna hoiulaenuühistul. Mis Erial, jah, vaat see, mis nagu mis kogu selle poliitika või kõik tagajalgade ja, et see oligi selle Eriali audiitor, ja siis oligi niimoodi, et eks ta seal Eriali protsessis oli nagu ära hirmutatud, võttis ühe seaduse punkti, nimelt ühistumajadel on ju hoius Tartu Hoiulaenuühistus. Ja umbes võttis, ma ei mäleta seda peast enam seda punkti, aga tulundusühistu seadusest on üks punkt tõesti, millele mina ei ole kunagi tähelepanu pööranud. Ja see hästi segaselt kirjutatud punkt, kus ta siis tahtis tegelikult, et hoius on küll sisse makstud emaettevõttesse Tartu Hoiulaenuühistusse, aga see tuleb nagu kajastada korraga nii hoiuse kui varana. Ja me vaidlesime, jurist vaidles, võtsime ka advokaadi, vaidlesime selle audiitoriga, aga muud seal viga ei olnud. Lõpuks ta kirjutas märkuse selle kohta, keda huvitab see teema, ta saabki seda märkust vaadata sealt 2023. aasta aruandest. Ja lõppkokkuvõttes oligi niimoodi, et see audiitor oli ära hirmutatud, ta ei olnudki nõus aru saama nagu sellest, et see punkt käib nagu konsolideeritud aruande kohta, aga mitte nüüd Eesti ühistumajad aruande kohta, see võib-olla liiga tehniline jutt nagu siin, aga mis ma öelda tahan on see, et järgmisel aastal, täpselt siis, kui ma kevadel juba pöördusin 2024. aasta aruandega audiitori poole, siis tuli, kaua aega oli vaikust ja siis tuli vastus, et kuule me see aasta ei auditeeri. Ja vaata, seal oli ka nagu see, et tegelikult me, nähes seda märkust, pöördusime nii audiitorite koja poole, sealt tuli ümmargune vastus, et nemad seisukohta ei võta, enne kui hoiulaenuühistu uus seadus on tehtud, et nemad ei oska tõlgendada seda punkti. Ja kirjutasime ka Rahandusministeeriumisse, sealt oli üldse vaikust, et kuidas tõlgendada, et audiitorit maha rahustada. Ja kuna sealt vastust ei tulnud, siis audiitor järgmine aasta ei julgenudki enam seda isegi ühistumajasid auditeerida. Ja õnneks oli see, et tegelikult tehti mul uus pakkumine ja vaat siit hakkas välja pressimine. Ma räägin veel ühe asja ära, ega siis mul on nende audiitorite peale ka ausalt öeldes, ma olen pettunud nendes, ma pean ausalt ütlema. Siis mina ei ole nagu selline inimene, et kui ma näen, et ligemene on nagu hädas, et siis ma nagu vaatan, kuidas talle bussnoa saaks nagu selja tagant veel sügavamale susata sisse nagu. Et nad on siis seda sorti, et nagu ilma nendeta ei saa. Ei, ilma nendeta ei saa ja nad teavad seda, et ilma nendeta ei saa, et nad on nagu kunnid, aga teiselt poolt on nad ka nagu viimased alamad, sellepärast, et nende väärikus on alla tõmmatud selle sama audiitorit järelevalvebüroo poolt, kus istuvad ka muide Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooni esindajad sees, kes nendele audiitoritele piitsa annavad.
noh, see on nagu mõisasüsteem, et mõisahärra annab kupjale piitsa ja kubjas läheb peksab pärast talupoja läbi. Ja talupojaga on pärast vihane, annab peksa naisele ja lapsele kodus. Ja naine laps on ka kurjad, siis koer saab jalaga, eks ole. Noh, ja siis koer on vihane, ammustab mööda käi. Et noh, selline see on. Ja kus see jutt nüüd poolel jäi, et eks ta jäigi nagu sinna, et siis ma püüdsin leida 2024. aasta aruande jaoks uue audiitori. No see kaua aega mõtles. Üks mul oli, noh, kõik kirjutasin läbi, teised ei vastanud, üks jälle vastas nagu kuidagi lehma lellepoja kaudu sain, et kuule, mine pöördu selle poole, et sellel on kliente puudu. No pöördusin suure lootusrikkusega ja siis tuli vastus, et no eelmine aasta mul oli vist 2500 eurot maksis see audit. Ja siis tuli pikk pulla. No jah, et kuna seal see märkus oli nagu sees ja kuna see on ikka hoiulaenuühistu tütarettevõte ja üldse ma pean ikka väga täpselt hakkama nüüd vaatama, kuidas selle punktiga nagu on, mis eelmine audiitor nagu välja tõi, mul tuleb töötunde palju, et 7500 eurot pluss käibemaks. Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et no juut nagu ma olen nagu selles mõttes, ma ütlen ausalt, finantsjuut, et no vaata, igal asjal on nagu piirid. Et ma saan aru, et oleks inimene öelnud seda, et inflatsioon on olnud, et 3000 ja 3500 või 4000 veel, niimoodi. Ma oleks aru saanud nagu sellest asjast. Aga kui ma näen seda, et välja pressitakse nagu 3-kordse hinnaga, ma ei saa seda vastu võtta. No ma ei saa vastu võtta seda, Põhimõte juba ei lubaks vastu võtta. Ma saan sinust täiesti aru, see on see, et ma kohe guugeldan, kus saab audiitoriks õppida kaua aega võtab, et kui saab sellise nagu töö eest küsida 7000, et aga usu sa ei taha, see on, ma ütlen, tänasel päeval on see nagu viimase alama töö, sellepärast, et ma ütlen, neil on nagu mõisahärrad on nagu Ukil on see audiitori järelevalvebüroo ja seal on nagu absurdsed asjad on nagu tegelikult. Et ma tean nagu seda, et meie eelmine audiitor võeti ka kontrolli nende poolt, just hoiulaenuühistu meie auditi osas. Ja seal hakkas üks nagu rahvakeeli öeldes keberniid pihta, just nimelt isegi toodi sellised absurdsed asju välja nagu, et audiitori ülesanne on ju nagu hinnata seda, et kas raamatupidamise aruanne on nagu kooskõlas raamatupidamise eeskirjadega. Aga tegelikult nad hakkavad toppima oma nina nagu sinna, et ühesõnaga sellele meie endisele audiitorile ma nägin seda, et heideti ette nagu seda, et ta ei ole nagu meile ettekirjutust teinud selle kohta, et kuna meil hoiulepingus on kirjas üldtingimustes, et hoiused, et enne tähtaegselt hoiusid lõpetada ei saa, aga me oleme teatud inimestele vastu tulnud ja enne tähtaegselt välja maksnud, et justkui see oleks rikkumine. No ütle mulle, kust kohast tuleb see printsiip, kuskil seaduses seda ei ole ja ammugi ei lähe see inimlikkusega kooskõlla. Et kui on lepingus kokku lepitud, et hoiuse lepingut enne tähtaegselt välja ei maksta, siis normaalne tõlgendus selle kohta on niimoodi, et hoiustajal ei ole õigust eeldada nagu seda, et enne tähtaegselt välja makstakse. Aga meil on ka lepingutes punkt, et aga poolte kokkuleppel on see võimalik. Et see tähendab seda, et kui hoiulaenuühistul on vabasid vahendeid ja ta otsustab vastu tulla hoiustajale, siis ta võib ka enne tähtaegselt välja maksta, olgugi, et lepingus on sees, et enne tähtaegselt väljamakseid hoiulaenuühistud tegema ei pea. Ühesõnaga sellised asju või ka siis see, et meil on juba üle 10 aasta on see praktika tegelikult, see läks juba käiku enne, kui me tuulepargi tegime ja eriti tuulepargi jaoks oli vaja, et ma olen siin saates ka rääkinud, et pooled energiahoiusest nagu kajastame siis lepingu kohaselt 50% hoiusena, 50% osakapitalis. Sellepärast on meil ka Tartu hoiulaenuühistul osakapital suurem kui teistel hoiulaenuühistutel, mis võimaldab meil anda ka suuremaid laenusid. Vaata, see on jälle oma nende normatiividega seotud, et me sellepärast tegimegi. Et tuulepargi investeering oli väga suur, me pidime ka hoiulaenuühistuna andma sinna laenu suures summas ja see eeldas ka seda, et meil osakapital oleks suur ja sellepärast me tegime ka sellise erihoiuse, kus siis pool läheb osakapitali, pool läheb hoiusele. Ja meil on 10 aastat see praktika olnud. Meil on korduvalt positiivsed auditid selle kohta tulnud. Ja on ka enne auditi järelevalvebüroo neid auditeid omakorda hinnanud ja positiivselt hinnanud. Aga nüüd, kui nõiajaht läks hoiulaenuühistu vastu lahti, hoiulaenuühistute vastu üldiselt, siis auditi järelevalvebüroo tõigi selle asja nagu välja, et umbes niimoodi teha ei tohi. Aga kuskil mingit seaduslikku alust nagu ei ole, et niimoodi teha ei tohi. No kus sa nagu võtad, et sa ärkad hommikul üles ja imed pastakast nagu välja selle, et mulle see ei meeldi või mina sellest aru ei saa ja niimoodi ei tee.
et noh, ja hirmutati ka audiitor ära ja meil ei ole audiitorit hoiulaenuühistu. Meil on tütarettevõtted on auditeeritud kõik, eriti need, mis on Finantsinspektsiooni järelevalve all, meil on kõik auditid korras nagu seal. Aga head raadiokuulajad soovitage nagu ja ma olen vaadanud ka välismaalt nagu välismaal asja ajamine keerulisem, et tulebki võtta Euroopa Liidust. Midagi teha ei ole. Ja see, et varem lõpetamise moment, et kui inimene tahab, et ikkagi see variandina nagu käita välja, ehk siis sisuliselt tuleb niimoodi välja, et Andro, et inimlikkus on karistatav. No ongi karistatav, ma olengi sellest aru saanud nagu. Et inimlikkus on karistatav ja sa veel ronid poliitikasse, et olla inimlik. Sellise mõtte peal teeme aga kiire reklaamipausi. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangusest, investeerimist ja majandusest, nii ka harjumuspäraselt ka näputäiega poliitikast, et olime ju siin viimane lause kõlaski, et Andro, et tahad olla inimlik ja või ronid poliitikasse, et see koht peaks nagu tõesti mõtlema, et hakkavad tulema siis nii-öelda see osa, kus läheb aktiivseks poliitika tegemiseks, peab nüüd küsima, et need, kes on huvilised siin koha peal, kusjuures ma arvan, et ma annan sulle sõna või ütleme kindlasti, et see on see hetk, kus sa võiksid meie hoiulaenuühistu kuulajatele vanduda, et sa ei kasuta Tartu hoiulaenuühistu platvormi poliitagitatsiooniks ja poliitikaks, nagu siin on ka süüdistatud. Ei kasuta jah, et isegi ma ei ole, isegi ei ole teinud hoiulaenuühistu listis nagu kuidagi mingit reklaami või hoiulaenuühistu Facebooki lehe peal, et loomulikult, kus ma olen nagu võidelnud vastu ja ka plaan B alt vastu nagu hoiulaenuühistu seadusele ja nendele ilmingutele, siis neid ma olen tõesti võib-olla paar korda jaganud nagu Tartu hoiulaenuühistu Facebookis. Aga isegi liikmetel ei ole mingeid üleskutseid nagu saatnud kuidagi hoiulaenuühistu seaduse vastu võidelda, et ma olen lootnud nagu praegu niimoodi, et inimesed kuulavad saateid ja oma loomulikust intelligentsist võtavad ette nagu ministrite e-mallid ja Riigikogu liikmete e-mallid ja teevad seda. Et Riigikogu valimistel ma saatsin küll 1 või 2 korda liikmete listi kirja, et ma kandideerin Riigikogusse ja soovitasin enda poolt hääletada ja ka hoiulaenuühistu Facebookis jagasin seda. Aga see oligi nagu põhimõtteliselt selle sihitusega, et ma väga selgelt nagu väljendasin, et ma lähen, et hoiulaenuühistu on rünnaku all. Ja ma lähen, minu poliitiline programm muu hulgas on see, et ma lähen hoiulaenuühistut kaitsma ja siiamaani ma ütlen sulle seda, et tegelikult liikmed oleksid pidanud rohkem minu taha koonduma, et kuidagi kahtlaselt vähe koondusid, oleks pidanud rohkem. Et kas siis milles siis see probleem on nagu, muidugi väga paljud liikmed on meil väljapoolt Tartut, et Tartu inimesed ainult said hääletada minu poolt. Aga ma oleks eeldanud nagu seda, et Tallinna ja muu Eesti inimesed oleksid oma Tartu tuttavatele rohkem helistanud niimoodi ja kutsunud Andro Roosi poolt hääletama. Ja ilma häbenemata, et mis siis, et ma tool ajal Keskerakonnas olin, et vaata, nüüd ongi see asi käes. Hoiulaenuühistu seadus on laua peal Riigikogus, aga hoiulaenuühistutel, ei Tartu hoiulaenuühistul ega teistel hoiulaenuühistutel ühtegi esindajat Riigikogus ei ole. Et ainukene, kes on nagu teemasse rohkem süüvinud ongi võib-olla Varro Vooglaid, eks ole, Riigikogus ja võib-olla teatud määral ka Martin Helme endise rahandusministrina, kes nagu positiivselt toimetas nagu hoiulaenuühistutega oma rahandusministriks olemise aja jooksul. Aga teised on kõik, kas siis, ja teatud määral ütlema, ma pean ikkagi tooma Aivar, mis ta perekonna nimi oli, Aivar Isamaast, Jõgevamaalt. Aivar Kokk on nagu võtnud nagu niimoodi, ausalt nagu hinnata nagu neid asju ja on ka sõna võtnud hoiulaenuühistude kaitseks. Teised on kõik sellised, kas on tuimad või ei saa asjast aru või on päris nagu vaenlased. Et tahavadki nagu ära teha, et mis nende motiiv on sellest nagu aru ei saa, et kas keegi siis maksab või ema käseb või mingid hääled peas nagu käsevad nagu töötada vastu eestlaste ühistegevusel, et sellest ei saagi aru. Aga vaata, ongi nagu see, et aga oleks Andro Roos seal Riigikogus praegu. Vahet ei ole, et Keskerakonna esindajana või minu pärast ma oleks võinud ka Reformierakonnas kandideerida sinna saada. Ma ikkagi arvan seda, et liikmed oleksid pidanud minu poolt hääletama, isegi kui nad Reformierakonda ei poolda, kui ma oleks Reformierakonnas olnud. Ja samamoodi Keskerakonna puhul, et kui ma Keskerakonnas olin, isegi Reformierakondlastest liikmed oleksid pidanud minu poolt hääletama või Eesti 200 liikmed. Sellepärast, et hoiulaenuühistu on ikkagi väga oluline asi nende jaoks, kes on hoiulaenuühistu liikmed.
ja saata oma esindaja nagu sinna kaitsma oma rahalisi huvisid nagu selles mõttes, et see on ja ka uskumusi. Just. Sest, et tegelikult on nii hääletamise puhul, et või kuidas, kui mina lähen valimiskasti juurde, siis mina ikkagi vaatan ja mitte selle põhjal, et mis on, ütleme, mis on mulle rahakotile sõbralik, ütleme, no mina võib-olla, ma ei ole võib-olla selline keskmine hääletaja, kes vaatab just, et kui lubatakse, et igasugust nii-öelda rahasadu, küll võetame maksud seal vähemaks, et ma ei vaata seda selle pealt, et kuidas minu rahakotile on kasumlik, vaid ma vaatan nagu selle järgi, mis on, kuidas minu vaated klapivad ja uskumused ja põhimõtted. Ja kui minu üks põhimõtete see elu uskumus on see, et sellised hoiulaenuühistud peavad eksisteerima ja Eestil peab olema eestlastel oma päris pank ja oma asja ajamine, siis see on nagu see, mille selja taha ma võin ikkagi koonduda, mitte see, et vaatan, et kuule, nemad lubavad, et mul hakkab kaotad maksuküüru ära, mul jääb ju raha rohkem. See on tulev minev populistlik lubadus, aga see on põhimõtteline. Inimesed peaksid nagu ikkagi koonduma oma põhimõtete järgi. Ei, no nii on ja vaata, sest vaata, näiteks pankadel on esindaja olemas, näiteks Maris Lauri. Maris Lauri on puhas pangandusinimene, tulnud kas minu arust Swedbankast, eks ole, ja istunud seal kõrgete kohtade peal, nüüd figureerib nii ministriametites kui Riigikogu liikmetna ja nüüd on isegi Tallinna linnapea kandidaat, eks ole, et pankadel on oma lobist seal esindaja, kes on Riigikogu liikme õigustes. Et häbematult õige oleks, kui oleks ka ühistutel olnud see, nüüd on järgmine võimalus ja ma ütlen, et jah, ma saatsin ja ma ka maksin oma taskust kinni hoiulaenuühistule, see oli nagu reklaamiteenus ja tegelikult hoiulaenuühistu on reklaaminud oma liikmeid majandusküsimustes tasuta, et on saatnud infokirju liikmete laiali, et näed, meie liige on see autoremondi töökoda näiteks või taluturg või asi, me ei ole raha võtnud nagu selle eest. Aga jah, endale ma tegin selles mõttes erandi, et ma maksin selle reklaami eest isegi. Kui ma selle liikmetele saatsin, oma taskust, kuigi tegelikult ma ütlen seda, et ma ei oleks pidanud maksma, sest et minu programm oli selgelt, et ma lähen hoiulaenuühistut esindama ja loomulikult ma saan aru ka, et osad liikmed sellest aru ei saa, enamik muidugi sai, midagi halba ei öelnud, isegi kiitsid, aga oli ka üks selline, kes pöördus Andmekaitse Inspektsiooni, muide ta on Eesti 200-st, Eesti 200-st, ma nime ei ütle, Andmekaitse Inspektsioon tegi selle vea, et ta kogemata unustas ta nime kustutada, nii et järgi ise andmekaitseseadust, tegelikult pealekaebajate nimed tuleb kinni katta, eks ole, aga tema puhul jäi nagu tegemata. No see selleks, ega ma ei kanna vimmada peale, et kaevati isegi jah, ja mulle tehti natuke äta, et kui sa järgmine kord veel niimoodi teed. Aga kohalikel valimistel ma ei tee seda, ma ei saada, sellepärast, et eks ma lähen ikka hoiulaenuühistu asju ka esindama nagu Tartu linna volikogusse. Aga mitte niimoodi, et mingeid arendusasju, kinnistuarendusi või niimoodi. Ma lähen lihtsalt moraalselt nagu selles mõttes, et ma arvan, et hoiulaenuühistul ikkagi hea on nagu see, et oma mees on Tartu linna volikogus. Sest eks Tartu volikogu saab riigi üldpoliitikat ka mõjutada ja see on nagu teine asi. Aga kuna see nii otseselt ei ole seotud nagu ei hoiulaenuühistu seadusega sellega, siis ma tõesti hoiulaenuühistu kanalites mitte mingisugust reklaami ei tee, pole teinud ja ei kavatse ka teha. Sellise avalduse peale aga lõpetame. Saade oli Eesti Kroon, saade rahas pangus investeerimist ja majas ning kohtume juba jälle mõne päeva pärast või täpsemalt 7 päeva pärast uuesti uuel nädalal. Saate teie Tartu hoiulaenuühistu ning edu valimistel, Andro. Aitäh! Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu.